Tere tulemast Microsoft Education Eesti kasutajate kommuuni videoloengusse. Minu nimi on Viko. Mina räägin teile sellest, mis asi on Office 365 Education ja milliseid võimalusi see pakub. Office 365 Education on Microsofti pilveteenuste kogumik, mis on kõikidele õpetajatele ja õpilastele koolidest tasuta. Selleks, et Office 365 võimalusi kasutama hakata, tuleb navigeerida aadressile portal.office.com ja kasutada sisselogimiseks oma koolikontot, mis on tavaliselt kujul eesnimi.perenimi@kool.edu.ee. Office 365 on teenus, mida saab kasutada kõikides arvutites ja nutiseadmetes, olgu neis siis Androidi, iOS-i või Windowsi operatsioonisüsteem. Office 365 funktsioonid võib jagada 3 kategooriasse. Kontoritöö veebirakendused. Office 365 Education sisaldab endas Microsoft Office'i tooteperekonda kuuluvaid rakendusi, näiteks Word, Excel, PowerPoint. Need rakendused on kasutatavad Office 365 keskkonnas veebipõhiselt. See tähendab, dokumentide loomiseks ja avamiseks ei pea olema arvutisse installeeritud ühtegi Office'i töölaua rakendust ja dokumendi loomist saab alustada Office 365 portaalis. Kuid funktsionaalsuse mõistes tuleb arvestada sellega, et veebipõhised rakendused ei ole töölaua rakendustega funktsioonide osas võrdsed, kuid kõik elementaarsed funktsioonid on neis siiski olemas. Omandades praktilisi oskusi nende töövahendite kasutamisel, on õppijad tulevikuks paremini ettevalmistatud, sest neid rakendusi kasutavad ka enamik tuleviku tööandjaid, mis lihtsustab tööalas sisseelamist. Meeskonna töövahendid. Office 365 Education on ideaalne distantsõppe tööriist, võimaldades lisaks kontoritööle ka virtuaalsete klassiruumide loomist. Microsoft Teams on Office 365 portaali üks rakendustest, mis on mõeldud virtuaalsete töörühmade koostöö ja infoedastuse kanaliks. Hariduse vaatevinklist võiks üheks töörühmaks olla kas klass, õppeaine, meeskond lahendamas mõnd rühmatööd või muud sellist. Microsoft Teams on koht, kus õpetajad ja õpilased leiavad üles oma virtuaalsed klassiruumid. Kui õpilastel on vaja jagada tööülesandeid, teoreetilisi materjale, koduseid ülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, on selleks klassi töövihik. Videoõppe kaudu on Teamsis võimalik teha järelaitamise tunne, salvestada videoloenguid õpilastele järelvaatamiseks, teha ka videoõpet, kui mingil põhjusel on õpilased määratud distantsõppesse. Paljude Office 365 teenuste abil on võimalik virtuaalset klassiruumi rikastada. Office 365 võimaldab Teamsi laiendada ka paljude muude teenustega. Näiteks Minecraft on see teenus, mis aitab tuua klassiruumi mängulisuse. Flipgrid toob jällegi loomingulisuse läbi sotsiaalse eneseväljenduse. Kahoot jällegi teadmiste kontrolli läbi võistluste. Pilveteenused. Office 365 on teenus, mis hõlbustab lisaks virtuaalsetele klassiruumidele ka informatsiooni talletamist, esitust ja korduvkasutust läbi erinevate pilveteenuste. Isiklike failide talletamiseks on olemas OneDrive, mis toetab ka failide jagamist ja dokumendi ühise digeerimist. E-posti on võimalik edastada ja vastu võtta Outlooki abil, kuid lisaks e-postile on Outlookis ka kalender, mille abil saab broneerida ka koosolekuruume või õppeklasse. Õpilaste teadmisi või nende tagasisidet on võimalik kontrollida Formsis. Kooliaktused, seikluspäevad ja paljud muud üritused, mis on talletatud videona, on salvestatavad ja esitatavad Streamsi nimelises teenuses. Kuid eelpool mainitu ei ole veel kõik, sest Office 365 on veel palju teisigi teenuseid, mis võimaldavad ühtses keskkonnas sooritada kõiki tööks vajalikke ülesandeid. Kui sooviksid alustada Office 365 teenuse kasutamisega, on vaja teostada järgnevad sammud. Kooliadministraator peaks aktiveerima kooli jaoks teenuse. Samuti on kooliadministraatori ülesandeks luua kõikidele õpetajatele ja õpilastele kasutajakontod. Kui kontod on loodud, on igal õppuril ja õpetajal võimalik sisse logida Office 365 teenusesse. Selleks, et õpetaja ja õpilased saaksid omavahel koostööd teha, tuleks luua virtuaalne klassiruum
kuhu kutsudes õpilased, oledki valmis distantsõppega alustama.